no nii, ma arvan, et mikker võiks nagu paigas olla. Kui mikker on paigas, siis saame alustada. Võib-olla küsi seda heli kohta, et no, vahepeal võib-olla mul on mingid nagu notes'id, mingid fakti asjad on mul siin kõrval, ma tahaks alt tab'ida enda vahel, et kui ma praegu alt tab'in, kui nagu hull see on. Ei kuule. Siis on hea. Saad cheat ida. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 325 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Minuga koos on taas stuudios Erik Jõgi ja meie külaliseks on täna Jakob Mass, Indigo Technologies Research Lead. Ma ei teagi, Jakob, kuidas sa eesti keeles kõlad? Kuidas su tiitel eesti keeles kõlab? No seal paberite peale on pandud, et see nagu teadusinseneeria tiim, et research engineer on teadusinseneriks tõlgitud, aga ega seda polegi väga hea tõlkida, ma arvan. Selleks peaks täitsa kuskil ülikooli juures mingi eraldi uurimusrühma avama, kes neid ametinimetusi hakkab nagu viisakalt eesti keelde tõlkima. Aga Jakobiga räägime täna sellest, kuidas käib tarkvara arendus autotööstuses. See on omamoodi põnev sektor, kus asjad käivad pisut teistmoodi ja sellest siis kuulamegi, milline see roll seal on, mis piirangud ja väljakutsed autotööstuses olemas on ja siis ka sellest kuulame, millega Indigo Tech tegeleb. Jakob, nagu ikka meil kombeks, ole hea, alustame sellest, et räägi ka endast paari lausega pisut, et millega sa varasemalt oled tegelenud ja kuidas sa Indigo Techi jõudsid? Et üldiselt varasemalt oli mul akadeemiline teekond siis Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis, et baka, magister ja doktor ja sai kõik seal tehtud. Ma olin sükses uurimisrühmas, tegin oma magistri ja doktoritööd, nagu nimetus on mobiili- ja pilvearvutuste labor. Et varasemalt võib-olla seal baka magistri all olid rohkem mobiilirakendused ja sellised rohkem device to device erinevad katsetused. Aga siis doktoritöö poole liikus asi edasi minu jaoks nagu Internet of Things, asjade internet või mulle meeldib öelda värk-võrk teemade peale, et ma läksin doktorantuuri 2016 lõpp, et tol hetkel oli see IoT suht sükses oma hype faasi nagu tipus ka. Et sükene tolle ajastu nagu võib-olla süke päevakajaline teema. Ja siis oma doktoritöö teemas ma üritasin uurida seda, kui me tahame teha mingit IoT lahendust, mis on nagu arhitektuuriliselt detsentraliseeritum. Sükesed edge computing ja fog computing või pilve, tähendab uduarvutused või servaarvutused, et kui me teeme eelduse, et süsteemi arhitektuur on rohkem detsentraliseeritum, et kuidas see võiks välja näha ja kuidas nagu ülesandeid nagu sükses süsteemis laiali jagada, et toon võib-olla siis ühe näite, et kui kujutad ette, et näiteks Tartu linnast me soovime hakata monitoorima teekatete nagu seisukorda, et kus on löökaugud või kus on praegu aktuaalne lund või jääd liiga palju kogunenud ja me tahaks nagu seda teha peaaegu reaalajas, et ütleme mingi 5-minutiste intervallidega. Aga detsentraliseeritult kuidagi, et me saadame sükseid ülesanded üle linna laiali näiteks bussidele, millel on pardal kaamerad, nad võiksid koguda mingit datat sealt ja keegi võiks kuskil töödelda. Et kuidas nagu sükest protsessi ja koostööd, et ütleme, et buss kogub videodata, siis ta saadab mingisugusele miniserverile või fog serverile kuskil bussipeatuses selle töötluseks edasi ja kesksesse andmebaasi jõuab ainult nagu see lõpptöötluse tulemus, et tooreid andmeid ei saadakski kuhugi keskele, et kuidas nagu sellist asja orkestreerida ja simuleerida ja modelleerida nagu, nii et oleks mingi ülevaade. Et sükseid asju uurisin siis oma doktoritöös ja veidi tegelesin õpetamisega ka mobiilirakendused ja pilvetehnoloogiad. Aga siis, et kaitsesin doktori ära seal 2022 lõpus ja peale seda
tundsin, et sooviks mingis eraettevõttes ka seda kogemust juurde saada. Et seal doktori ajal me Tartu linnaga koostöös siit erinevad targa linna projektid ja ka siuke pigem selline pilvepõhine keskne IoT andmebaasi lahendus, et seal natuke sai praktilisemat siukest asja nuusutada. Aga siis peale doktorantuuri jah, ma otsisin tööd, nägin, et tol ajal oli Indigo veel Clevon. Ehk nägin, et Clevon otsibki research tiimi, research engineer'i. Kõlas mulle väga hästi, et kõlab nagu, et ma saan teha midagi, mida ma olin nagu harjunud rohkem ülikoolis tegema, et ei ole lihtsalt progeja koht või midagi sellist. Ja teisalt, et research engineer tüüpi positsioone väga palju Eestis ei liigu, et niimoodi ma sattusin lõpuks siis Clevonisse ehk täna Indigosse. Ma alguses vaatasin seda, jäi ka silma, et oli varem Clevon ja siis mul kohe kangastus Cleveron ja siis tekkis nagu mingi kerge segadus, et see tegi varem ka pakikappe, et nüüd on mingisugused iseliikuvad kullersõidukid. Siis ma sain aru, et tegu on ikka hoopis erinevate ettevõtetega ja lihtsalt see nime sarnasus oli nii suur. No tegelikult Clevon oli veel enne Cleveron Mobility, et see kogu see asi sündis ikkagi Cleveronis sellise arendusprojektina, et kui see pakiautomaatide asi oli nagu juba päris korralikel jalgadel, siis mingi hetk nende jaoks uus järgmine samm oli siis pakiauto. Ja siis sealt tegelikult tekkiski siis lõpuks Cleveron Mobility, et mingid esimesed prototüübid autost oli neil 2018 seal Cleveronis. No, nüüd me jõuame selle Indigo Techini, et ma tean, et Indigo on USA ettevõte või USA's tegutsev ettevõte, et kas see Clevoni siis mobility osa osteti ära või lihtsalt kolisite USA'sse? Jah, et osteti ära siis Clevon tegelikult, et nüüd on olemas siis Indigo Tech Europe, mis on see keha siis siin Eesti poolel praegu. Aga põhimõtteliselt see USA pool Indigo Techist ostis ära Clevoni. Ja kui sa nüüd räägid, millega siis Indigo Tech tegeleb, et mingi ettekujutus võib olla, kui me selle Cleveron Mobility peale mõtleme, aga seal vist on natuke rohkem kui need ise liikuvad kullersõidukid. Et Indigo Techi see nagu tuumiktehnoloogia on siis nende enda arendatud elektrimootor elektriautodele, kus on siis ka see, nüüd minu eesti keel jääb jalgu, et suspension või active suspension, et aktiivvedrustus või. Kui ta läheb kohalt minema, et siis ta natuke nagu reguleerib ennast. Jah, kohalt minema, aga ka ütleme, eesmärk on saavutada seda, et me saame sõita nagu maagilisel vaibal magic carpet ride üle lamava politseiniku nii, et veidi sensorite abiga, kui sa seda tuvastad, et siis aktiivvedrustus võiks nagu selle proaktiivselt nagu ära korrigeerida. Et siis saab kiiremini üle lamava politseiniku sõita. No enne kõike on asi sõidumugavuses ka. Et Indigo selle mootori nagu iva on siis kaks asja, et see mootor on sinna ratta sisse tegelikult integreeritud ja lisaks on siis aktiivvedrustus, mis tähendab, et tegelikult auto nii-öelda salongi või sisemusse põrand saab olla madalamal ja tegelikult tekib rohkem ruumi, et suur rõhk on nagu ruumil ja sõidumugavusel, et suur rõhk on nagu, et Indigo siis see mootor on see tuumiktehnoloogia, aga Indigo arendab ka enda elektrisõidukit, et Indigo Flow on selle nimi ja põhimõtteliselt see flow on nagu suuresti disainitud selleks, et teda oleks mõistlik kasutada pakiveo otstarvetel, nagu siukse väiksemat tüüpi kuller, et mitte päris mikrobuss, vaid siukse nagu family van suuruses, aga ka siis nagu taksotüüpi teenuste jaoks, et seal oleks tegelikult ruumi palju, et see sõidukogemus oleks mugav või et sinna oleks võimalik panna palju pakke peale, ehkki sõiduk ei ole tegelikult väga suur. Jah, et see on see nagu, millega see USA pool, see Indigo Tech laiemalt tegeleb
ja siis Eesti pool on tõesti see Clevonist nii-öelda, see Clevoni pool, mis on tegelikult siis see autonoomne sõitmine. Et täna Eesti poolel me jätkame nende Clevoni robotitega, mis ei kanna ühtegi inimest ja ei ole selleks mõeldud. Ja USA poolel tegeletakse ja seal on ka suur koostöö Hiina poolega seal tootmises, et seda nii-öelda tavasõidukit, mis inimesi ja pakke võiks vedada ja üks päev siis need kaks asja võiksid kokku saada, et täna ka arvestame, et mida seal sõidukil on vaja, mis see sensorkit peaks olema, et võimaldada hiljem seal autonoomsuse featuure. Nii, aga kui me nüüd lähme selle asja nagu tarkvara arenduse juurde, et mis siis on see osa tarkvarast, millega või noh, mida siis ka täna sina või sinu tiim uurite, et kuidas see on, et kas sa oled üksi nii-öelda research lead ja lead researcher või sul on mingisugune tiim on ka seal selja taga? Meil on väike tiim, et koos minuga praegu 3. Korraks olin üksi ka, et siin vahepeal on nagu huvitavad ajad olnud, et praegu see robootika ja autonoomia valdkonnas, ütleme see kaitsetööstuse valdkond neelab päris palju talenti või et seal on praegu rahad, eks ole, aga hetkel meil on 3 tiim ja ütleme research tiimis tarkvara arenduse poole pealt, et on sellised analüüsi probleemid, et sensorandmete lihtsalt läbihammustamine, võib-olla filtreerimine või nagu üldse võrrelda omavahel sensorid, aga ütleme, see on rohkem see andmeanalüüs kui tarkvara tehnika, aga tarkvara tehnika või arenduse poole pealt on ka see tooling, et kuidas tagada seda, et me saaks kiiresti prototüüpida, itereerida, et näiteks me saame mingisugused radari punktipilved või lidari andmed või kaamera andmed sisse ja kuidas teha nii, et me saaks erinevat objektituvastuse mudeleid nagu kiiresti vahetada ja samas tagada ka selle, et mida me näiteks research tiimis testime, et me ei teeks ainult oma nurgas mingit asja, vaid see saaks hiljem võimalikult ruttu tegelikult tagasi liikuda sinna rohkem production'i poole peale. Et ideaalis jah, ütleme, kui puhast R&D teha, siis sa ju tahaksid lihtsalt katsetada mida iganes ja mitte mõelda sellele, et see pärast peab integreeruma kuhugi tagasi ka, et natuke nende kahe asja tasakaalustamine toob sisse, ma arvan, meie tiimi ka seda, et lihtsalt ehitada mingeid lahendusi või arhitektuure üles, mis nagu võimaldaks seda. Et praegu suur nagu abitöörist siin on ROS või ROS 2, et Robot Operating System. See oli nüüd huvitav, ma tahtsin kommentaarina lisada, et see ega siis development ei ole seal research and development'i terminis ilmaasjata, et seal on ka see arenduse pool või rakendamise pool on ju väga, väga oluline. Aga mis asi on Robot Operating System? See on niisugune A ja O, ma arvan, robotika valdkonnas just nagu, kes prototüüpimisprojektide jaoks ja iga tudeng, kes siukses valdkonnas on, kindlasti puutub sellega kokku. Ta võimaldab reaalaja süsteeme, asünkroonset nagu suhtlust, siuke publisher subscriberite põhine nagu suhtlus. Ja mis ROS-i puhul on nagu tore, et ta on siuke hea ökosüsteem, kus on palju nagu open source pakette, et igasuguseid algoritme ja asju sa saad, eks ole, võtta off the shelf, söödad oma andmed sinna sisse, saad väljundi välja ja väga mugav on nagu integreerida puhtalt nagu siuke veendu lihtsalt, et sõnumid on õiged ja andmeformaadid ja sa juba saad väga palju mängida, aga on piisavalt paindlikkust ja väga häid visualiseerimistööriistu ka, et just robotikas ikkagi päris tihti on lihtsalt vaja näha seda, oletame, et me oleme kogunud andmeid, teinud siin linnas mingisuguse sõidu, et hiljem taas mängida neid andmeid ja visualiseerida, mida see sõiduk sel hetkel nägi. Ja kus ta arvas, et ta maailmas oli, et ROS teeb selle nagu päris mugavaks, et ei pea võib-olla liiga palju ise neid siukseid visualiseerimistööriistu ka ehitama või neid saab ROS-i peale ehitada. Aga ma saan aru, et see sõiduk ise seda ROS-i ei kasuta. Et jah, meie oleme hoidnud seda joont, et
mitte olla nagu Rossi peal, sest tema mingisugune, kui lõpuks peaks jõudma totestamiseni, siis nagu selle mingi sertifitseerimine on nagu keerulisem. Et siiamaani see, mis on Clevanis üles ehitatud, on väga palju see tuumik tarkvara on nagu sihuke in-house C++ põhine asi, aga et research'i poole peal me ütleme, teeme mingi proof of concept'i Rossis valmis ja siis järgmine samm on see siis nagu portida meie põhikoodibaasi, aga just mida me samas oleme saavutanud, on selline sild seal nende kahe vahel, et me saame tegelikult arendada nagu selle stack'i toolchain'iga, mis on meie see tuumik enda in-house koodibaas. Aga ta juba nagu liidestub reaalajas Rossiga ehk me saame siis nagu best of both worlds mingis mõttes või et see portimine on nagu algusest peale siis disainis sees või portimist ei olegi, kuna see toolchain on tegelikult sama. Kas teil põhiline töövahend ongi C++ programmiskeelte mõttes või? Ütleme jah, mis puudutab nagu seda robotit või sõidukit ennast ja selle tarkvara ja aga ütleme research'i tiimis muidugi sükene seinast seina, aga väga palju ka muidugi sükest Python, Jupyter Labi põhist, siuksed andmeanalüüsi tüüpilised tööriistad. Iga kord, kui me kuskile riistvara maailma läheme, siis see on ikkagi nii öö ja päev nagu, et minul arendajana natukene tõusevad karvad turri selle peale, kui ma kuulen, et toodangkeskkond on siis testkeskkonnast põhimõtteliselt täiesti erineva programmeerimiskeele peal juba, et ühelt poolt te simuleerite nagu mingeid asju seal Rossi peal on ja siis toodang on nagu C++-is on ju, et kuidas see testimise ahel nagu sealt välja näeb, et niimoodi, et te päriselt saate kindlad olla, et see tarkvara nüüd seal sõiduki peal ka nagu täpselt niimoodi töötab, nagu te seal Rossis nagu simuleerisite seda. Siin ongi, võib-olla peaks selle nagu natuke juppideks lahti võtma, et kõigepealt on see selline puhtam research või andmeanalüüsi osa, mis on jah nagu Pythoni põhine, et ma saan nagu mingisugused radari andmed kätte, veidi plotin midagi, filtreerin ja vaatan, kas nagu üldse mingisugune disaini mõttes mingi algoritm üldse nagu toimiks sihukest andmete peal või missugust eeltöötlust on vaja. See siis kõik niimoodi nii-öelda offline'is või et ma ei mõtlegi sellele veel väga, et kas ja kuidas see reaalajas peaks toimima, aga kas üldse algoritmiliselt, mis nagu, ma ei tea, klasterdamine seal on vajalik või filtreerimine. Kui nagu see analüüs on tehtud, siis saab teha selle sihukese Rossi prototüübi, mis tegelikult juba me teeme C++-is ja tegelikult me teeme selle sama nagu toolchain'iga, mis on meie see production keskkond. Küll aga jah, et seal Rossis me veel ei proovi seda päris sõidukil, vaid meil on mingid lindistatud sõidud, me mängime neid andmeid maha ja vaatame, kuidas see asi siis käitub. Ja siis sealt edasi oleks siis praegu me nagu kasvatame oma võimekust teha veel nagu paremaid simulatsioone kui Rossis. Aga võimalik, et kui me oleme Rossis nagu rahul, et siin paari erineva logiga tundub see asi hästi töötavat, siis võime minna nagu sõiduki peale ja näiteks testplatsile nagu testima. Et umbes selline võiks selle asja kokku võtta, ma arvan. Mind huvitab veel see, et kui automatiseeritud see protsess seal Rossis on, et kas seda testsõitu või simuleeritud sõitu mingi insener vaatab pealt ja siis loeb sealt kõrvalt seda otsustuslogi ja vaatab, kuidas see läheb, eks ole. Või see on umbes selline, et vajutab play nuppu ja lähed jood 2 kohvi ja tuled tagasi, vaatad siis tulemusi. Siin on nagu ütleme meie tiimis siin research'i poole peal on see pigem selline hästi empiiriline praegu, et pigem vaatame seda visuaalselt, meil on võib-olla mingid nagu kvantitatiivsed meetrikud ka, et mis seal mingid keskmised vead on või mingid kvartiilid. Ja selle põhjal teeme nagu omad järeldused, aga siis edasi liigub see jah, näiteks meil on planning ja control tiim, kellel on pigem juba automaattestid ja ka mingid simulatsioonitestid, kus on nagu pass-fail kriteeriumid.
et ütleme näiteks siin meie tiimi poolel küll jah, on see suhteliselt empiiriline küll, aga jah, et samas me vaatame ka mingeid numbrilisi meetrikuid, aga hetkel meie tiimis nagu sellist automaattestide põhist asja väga ei ole. Aga see-eest on jah, et teistes tiimides, kes on siis downstream meist, kuna meie nagu teeme selle proof of concept'i ja siis on see mingisugune väike portimise faas, siis peale seda toimub ka selline süstemaatilisem ja automatiseeritum testimine. Kuidas teil see pool, et need ülesanded või ma ei oska öelda, need feature'd, mida te arendate seal selles mõttes, et kas see nõudlus, kas te ise nii-öelda mõtlete, et võiks seda või see tuleb kuskilt nagu laiemalt ikkagi nagu mingi tootearenduse mõtete pealt ja siis teie vaatate, et kuidas seda realiseerida, otsite neid teid või võimalikke lahendusi või kuidas see nagu loogika teil üles ehitatud on? Kes selle pipeline'i kokku paneb nii-öelda? Pipeline'i osas siis nagu seda projekti nagu eesmärke peate silmas või? Nojah, et kas te mõtlete ise välja nagu selles mõttes selle research tiimiga, et nagu nüüd oleks põnev uurida seda, et äkki me saame siin mingit nagu paremaks teha või see nagu vajadus tuleb ikkagi eelkõige sealt tänavalt nii-öelda, keegi ütleb, et kuule, et meil on mure siin kohas, et need andurid ei anna meile mõistlikku või midagi sellist? Vastus on jah. Ütleme, meie tiim päris palju on nagu selline helikopter ema, kes tegelikult üritab kursis olla, mida meie Eesti pool on nagu üpris väike, suurusjärk on 30 inimest. Et me enam-vähem suudame olla kursis, mida teised tiimid teevad ja ikkagi saame jooksvalt seda tagasisidet, et mis nagu tänaval on valesti või mis sensoriga on probleeme. Või kus on mõnel tiimil lihtsalt nagu ideed otsas, et tahaks nagu nendest andmetest rohkemat pigistada, aga ei ole lihtsalt kindel, kuidas edasi minna. Et nagu sealt tekib meie backlog, aga ka siis puhtalt sellest, et meil on hetkel see üldine autonoomia arendus nagu teatud mingisugusteks milestone'ideks jaotatud ja see lihtsalt informeerib, et mis hetkel me peame keskenduma rohkem, ma ei tea, integratsioonidele või nende näiteks võib-olla mingi stress testidele. Ja mis hetkel me peame rohkem vaatama sellele, et mõõdetavad tulemused või et millal me suudame öelda, et kui täpselt me maailma näeme, mis meie mingid vea marginaalid on, et jah, näiteks jah, vahel, kui me saame mingi uue komplekti sensorid, siis pigem on need hädavajalikud tegevused, et andmed liikuma saada, see sensor peab olema kalibreeritud ja mis on see kalibreerimis nagu metoodika. See on näiteks asi, mida research team nagu aitab lahendada. Okei, kas see kalibreerimine on siuke asi, mida üks siuke keskmine äriarenduse progeja nagu ei mõtle siukeste teemade peale, et sul on mingi sensor, tulevad mingid numbrid, et küll see on tõde, aga ma saan aru, see kalibreerimine on selline oluline asi kõik, kui sul on nagu füüsiline maailm ja mingid sensorid mängus ja. Jah, sest et siis see on see, mille pealt, kui edukalt või kui hästi või kui metoodiliselt korrektselt sa oma kalibreerimise tegid, on nagu eeldus selleks, et sa hiljem julged nagu usaldada ka ikkagi neid andmeid, et see on nagu jah, see koht, kus sa pead nagu sellest matemaatikast ikkagi nagu enam-vähem aru saama, et sa ei saa lihtsalt võtta mingit GitHubi projekti. Sa võid ju seda teha, aga et kui sa tahad julgeda lõpuks tänavatel ka sõita, siis kas sa siis tegelikult julged ka seda teha? Kui me rääkisime tegelikult Elmo tiimiga, siis nemad tõid veel huvitava aspekti välja, et kuidas sa teed selle kalibreerimisprotsessi nii lihtsaks, et kui sa ühel hetkel kui keegi peab kuskil kaugel maal tegema seda hooldust ja mingi jupi seal välja vahetama, et kuidas nemad saavad ka seda teha. Et see ei ole, et nemad peavad juba suutma seda teha ilma seda matemaatikat teadmata, et sa pead neile looma mingis mõttes mingid vahendid selleks, et nad saaksid teatud vea piires seda kalibratsiooni läbi viia. Et me ei ole selles olukorras olnud, kus keegi teine peaks seda kalibratsiooni nagu läbi viima, aga põhimõtteliselt see... Ma arvan, et mingi hetkeks kasvuga see tuleb, on ju. See
noh, metoodika näiteks meie hetke radarite jaoks, et meil on praegusel testsõidukil 5 radarit peal, mis nagu annab enam-vähem 360 kraadi nagu nähtavuse sellega. Et selles mõttes see metoodika on selgelt paigas, et joonised ja asjad võib ette anda, et ma arvan, et saab lasta tegelikult kellelgi teisel need andmed ära koguda, kui ta mõõdulindiga on hoolikas seal, kui ta mingisugused markerid õigesse kohta maha paneb näiteks. Jah, et aga ütleme, et siin on ka see, et näiteks research tiimil oleks väga huvitav uurida, kuidas saavutada selline auto kalibreerimislahendus, et lihtsalt sõida natukene ringi. No põhimõtteliselt nagu suured poisid Teslad ja sellised nagu neil on sellised võimekused, et sa ei pea tegema mingisuguseid mõõtmisi ja mingeid markereid kuhugi teatud ground truth asukohtadesse asetama. Ise kalibreeruvad süsteemid. Ja ise kalibreeruvad süsteemid, et ütleme näiteks research tiimil oleks jõle huvitav hakata praegu sellega tegelema, aga noh, meie projekti nagu timeline'i mõttes see ei ole jah meie prioriteet, et kui meil on võimalik käsitsi nagu ühe päeva tööga nagu see käsitsi mõõdistamisega kalibreerimine ära teha, siis praegu on see meie jaoks mõistlikum. Kas need radarid, see kalibreerimine, kas see tähendab ka seda, et kuigi sul on täpselt sama toode, aga kui sellest on nagu neid 10 või 100 tükki, siis igaüks neist annab tegelikult natuke erinevat sisendit sulle, et see, sa pead kõik mingi koefitsiendiga läbi korrutama nii-öelda või jagama põhimõtteliselt? Ma jään nagu selle vastuse võlgu, et näiteks kas see sensor ise nagu, kui suur see variatsioon on nagu tootja poolt, aga noh, praegu ka meil on ikkagi sellised prototüüp nagu tootmisega, noh, ise toodame nagu sõidukeid või ise installeerime, et see ei ole nagu mingisugune tehase standardid, masstootmise standardid, et juba see, kui ma paigaldan selle anduri sinna peale, et paar millimeetrit võib seda vaatenurka juba muuta, et see on nagu see, miks see kalibratsioon nagu vajalik on või miks seda tasub nagu uuesti teha iga kord, kui keegi mingi anduri välja vahetab, et tõenäoliselt see, kui see jah, paigaldamise nagu füüsiline mingi rakis seal ei ole nagu nii raudpolt kindel, et sealt ei teki mingit variatsiooni. Ja distantsi peale juba 50 meetri peale see 1 millimeeter hakkab nagu võimenduma kõvasti. Üks põhjus, miks me tegelikult selle episoodi siia tahtsin tuua, oli ka kõik selline regulatiivne pool, mis autotööstuses käib. Ja just, et kui palju ja kuidas see mõjutab sellist nagu tarkvara arendust seal sees, et hiljuti siis räägiti ka Tartu Ülikooli korraldatud Data Science seminaril Indigo Techist pisut ja teie AI kasutusest. Ja minu üllatuseks seal ei ole üldse nii palju AI sees kui mõnes teises ettevõttes, kes nagu lihtsalt võtab igasuguseid tööriistu ja pressib nagu maksimaalselt seda kõikidesse tiimidesse, eks ole, et miks see nii on ja kui hullult see reguleeritud siiski nagu on, et kui palju see nagu arendaja igapäevatööd nagu mõjutab see regulatiivne maailm ja see pool? Siin on nagu 2 asja regulatiivsest poolest on, et üks on nagu AI regulatsioon, et mingisugused safety cardid on nagu paigas selleks, aga teine on lihtsalt, et kui sa teed ise sõitvat autot, ise juhtivat autot, et sul on lihtsalt regulatsioon ütleb, et tal peab olema võimekus tegema mingid minimum riskmanöövreid ja suutma tuvastada, kui midagi on valesti ja et see regulatsioon on suht paigas, et mis on see mingisugune miinimumkomplekt funktsionaalsusest, mida üks nagu isejuhtiv auto peab pakkuma, et ütleme, meie igapäevatööd pigem puudutab praegu see lihtsalt need mingid funktsionaalsused, et näiteks jah, just see, et seal on erinevad mingid olukorrad, kuidas seda minimaalse riskimanöövrit nagu teha, et kui süsteem tuvastab, et nüüd mul üks andur ei tööta, et ta peab tõmbama ennast nüüd T-serva ja ohutuled peale panema ja seal on mingisugused variatsioonid ja mingisugused reeglite komplektid, et see on nagu see üks väga otsene koht, et lihtsalt see toob meile nagu funktsionaalseid nõudeid juurde. Kui palju ütleme see
noh jälle kaks küsimust panen korraga, klassikaline, et kui standardiseeritud see üle erinevate riikide on, et kas on ka riike, kus noh, lihtsalt nad reguleerivad lisaks nagu mingisuguseid asju. Ja teine pool, et kui ette kirjutatud need protseduurid on nagu tervikuna, et noh, et kas seal on mingid üldpõhimõtted kirjeldatud, et ma ei tea, sensortõrke puhul peab sõiduk ohutult peatuma, aga et mida see ohutu nagu tähendab, et mis sammud nagu selle juures tuleb ära teha ja jäetakse nagu siis tootja kanda või arendaja kanda. Et ma veidike kahjuks on nagu täpse vastuse siin võlgu, et selle regulatsiooni tõlkimine meile arendusse on nagu veits teised inimesed meil tegelevad sellega, et ma ei oska väga häid näiteid tuua, aga nii palju kui ma olen näinud, siis seal on üht koma teist, et ennekõike meie oleme nagu lähtunud sellest, mis on need Euroopa omad. Ja seal on ka nagu asju, mis on numbriliselt välja toodud, et mis kaugustes on vaja näha, nagu on termin vulnerable road user ehk haavatav tee kasutaja ehk noh, ratturid, jalakäijad, tõuksiga sõitjad. Et missugused nagu on mingisugused miinimum nagu tuvastuse vahemaad sükestele versus autodele ja et seal on ka täitsa selliseid spetsiifilisi numbrilisi ettekirjutusi. Aga see tähendab siis seda, et teil on täiesti eraldi tiim, kes sellist nagu regulatsiooni tõlkimist teeb, et tõlgendab regulatsioonid funktsionaalseteks nõueteks arendustiimi jaoks? Ütleme, hetkel meil ei ole nagu puhtalt selle peal eraldi tiimi, aga on nagu Meelis Animägi, meie nagu Eesti poole head, et tema tegeleb sellega ja kahe nagu veel kolleegiga, nemad nagu keskenduvad just sellele poolele. Et ühesõnaga arendaja igapäevatöö hulka ei kuulu siis ka seadusandluse tõlgendamine ja lugemine. Et õnneks see tõlgendamine nagu arendaja perspektiivist tehakse nagu väljaspool ära ja. Kas see teie auto sõidab praegu kuskil siin Eestis ringi ka veel või vahepeal olid neid siin Tallinnaski näha? Hetkel veel märtsi keskpaigani käib meil Omnivaga piloot, et 2-3 meie robotit teeb Omnivaga pakivedusid. Et nende teleoperaator, see on vist esimene meie projekt, kus teleoperaator on nagu partneri poolt, et meie koolitasime välja, et varasemalt oli nii, et meil olid oma palgalised teleoperaatorid ja nemad nagu pakkusid teenust siis koos sõidukiga kellelegi, aga nüüd siis Omnival on oma teleoperaator. Seda Omniva sõidukit saab Tallinnas praegu näha ja siis, et üllatavalt hästi selle krõbeda külmaga on tegelikult päris hästi sõidukid seal vastu pidanud. Ma just mõtlesin, et see talv tegi mingeid põnevaid challenge'id, mida iga aasta ei ole isegi nagu võimalik korrata või nagu esile kutsuda. Ja ma arvan, et see põhimure selle talvega on lihtsalt see, et mida külmem on, seda kehvemini see aku peab, aga üldiselt meil on nagu ka juba sellel Clevoni aegadest on juba siuksed tarkvaras asjad nagu winter mode olemas ja et siis on makskiirus ja mingid kiirendused on natukene alla tuunitud ja saab panna naastreffid alla ja nii edasi. Et talvi on meie sõidukid tegelikult päris palju näinud, et see võib-olla andis meile ka seda enesekindlust seda niimoodi ajastada. Ja siis teine nagu minu meelest tore asi on see, et varem kunagi me olime üldse Viljandi, Tallinna ja Tartu vahel ära jagunenud, mis oli nagu tore, et puudutasime paljusid kohti, aga tiim oli ka natuke hajutatud, et nüüd me kolisime kõik asjad Viljandist Tartusse ja oma sõidukipargi ka, ehk meie just näiteks siuksed R&D tüüpi sõidud, kus on meie uusimad sensorid peal, et need toimuvad praegu Tartus, et see nädal ka tegime ühe väikse tiiru seal kesklinna kandis Roosi tänav ja niimoodi, et kogu ta on meil. Et Tallinnas ja Tartus praegu näeb meie sõidukid küll. Aga see R&D sõiduks on ikkagi ise sõitev sõiduks siis? Sest mõttes, et sõltub, mida me testime ja täna me seda isesõitvat moodi linnatänavatel ei ole valmis sisse lülitama.
küll plaanime seda siin järgmise paari kuu jooksul nagu selles mõttes jõuda nii kaugele, et me lülitame seal teatud autonoomseid sõitmise funktsionaalsusi sisse, aga noh, teleoperaator ja saateauto on mõlemad kogu aeg, eks ole, valmis sekkuma. Aga jah, et see on ka minu teada regulatsioonist tulenev, et kui on selline sertifitseerimata nagu päris tänavatel autonoomne sõitmine. Aga mis ma tahtsin öelda, et noh, jah, et väga palju ütleme nende sensorite ja objekti tuvastuse, aga ka nagu simulatsiooni jaoks kasuliku data kogumiseks, et teleopereeritult linna peal sõita on nagu see turvaline viis seda teha, et ja praegu me planeerime ka nii, et ütleme, kui oleme kesklinnas, kus on liiklus tihedam ja tegelikult see andmed on palju põnevamad ja kasulikumad, et siis me pigem nagu teeme kõike kaugjuhtimisega, küll aga, et meie esimesed siin järgmiste milestone'ide autonoomsed sõitmised nagu päris linnas on ka nagu kesklinnast eemal, sellised madalam liiklustihedus, et lihtsalt minimeerida riske. Aga ütleme, et tegelikult andmete kogumiseks on seal nagu suht igav sõita, et kas need radarid siis, kuigi on see teleoperaatoriga, et need radarid põhiliselt ongi lihtsalt info kogumiseks või nad kuidagi osalevad ikkagi selles juhtimises või kontrollimises ka või kuidas see on praegu ära jaotatud? Hädapidurdust, kui keegi ette astub midagi. Jah, et hädapidurdus on see üks põhinäide, et mis ka teleoperaatorit saab nagu otseselt puudutada, et just hetkel nagu siis ettevaatav radar, eks ole. Aga no ennekõike jah, teleoperaatoril ei ole radareid vaja, tema opereerib nagu kaamerate pealt, aga lihtsalt see on see, kuidas meie nagu oma objektituvastuse nagu üles töötame, on me tahame siiski iga sõit on tegelikult nii väärtuslik, sest et kuna on saateautod ja sellised asjad, et ikkagi päris elus ringi sõitmine on nagu suht kallis. Et simulatsioonis on ju tegelikult palju odavam, aga päris elu andmeid ei asenda, et kui keegi vähegi sõidab, siis me tahaks maksimeerida seda, et me saaks sealt võimalikult kvaliteetseid andmeid ja võimalikult palju andmeid, et üks huvitav näide on ka see, et meil on aastaid me oleme teinud paljusid piloote, mingi 50 000 kilomeetrit kokku sõitnud läbi aastate, aga näiteks lihtsalt sellest, kuidas tarkvara nagu on nagu kokku pandud, siis näiteks kaamerate stream on meil nagu kompressitud või et see, mida me oleme salvestanud enamasti on see, mis üle võrgu on teleoperaatorile liikunud, ehk ta on päris korralikult kompressitud ja seal on nagu mitu kaamerapilti nagu kombineeritud, ehk kui sa nüüd täna tahad hakata mingit närvivõrgu mudelit treenima, siis see ei ole tegelikult ideaalne nagu ei ole ideaalsed treeningi andmed, et me oleme hakanud rohkem nagu rõhku sellele panema, et iga kord, kui on vaata võimalik saada tooreid andmeid, et me maksimeeriks tegelikult seda. See suhtumine on nagu ajas kõvasti muutunud, et vahepeal räägiti hästi palju sellest, et kõik andmed kogu aeg salvestame, just need toored andmed igas protsessis, mitte ainult siis nagu riistvaraga seotud asjades. Siis vahepeal hakati seda hästi palju optimeerima ja nüüd nagu jõutakse tagasi sinna, et jälle nagu maksimaalselt salvestada. Et eks ta lainetab nagu igal pool niimoodi. No mida ma võib-olla selle isejuhtivate sõidukite vaatevinklist tooks välja, et tegelikult nii-öelda kuningas on nagu simulatsioonid ja mida paremaid nagu sünteetilisi, mida realistlikime sünteetilisi andmeid on võimalik tekitada, seda parem, et selleks ise juhtimiseks on vaja sõita palju kilomeetreid ja võimalikult palju stsenaariume läbi mängida ja päris elus seda teha on kallis, aga ka vajalik, aga et tegelikult selle andmete poole pealt meie jaoks ka siuke suur nagu väljakutse on saada võimalikult hea nagu simulatsiooni stack põhimõtteliselt. Et varasemalt oli meil selline in-house lahendus, mida me tegelikult siiamaani kasutame. Aga kui me tahame nagu
jõuda kaugemale, siis me peame nagu vaatama ka nende lahenduste peale, mida Nvidia pakub ja sellised küpsemad simulaatorid. nii ja nüüd me jõumegi kuidagi natuke kaudselt selle AI juurde tagasi, et kui palju siis tegelikult Indicotechis AI kasutust on, võib-olla nagu research lead'i või research tiimis, aga ka arendustiimis, et kuidas autotööstuses täna on võimalik AI-d kasutada, milliste sammude jaoks kogu selles protsessis? No võib-olla siin kaks poolt, et üks on nagu selle arendaja või inseneri abitööriistana, eks ole, LLM-id, noh, et ma arvan, et meil kõigil kontoris on see nagu igapäevane tööriist, aga võib-olla meil ei ole väga ühtne see, et kellel on mingi isiklik ChatGPT litsents ja kes kasutab Google Geminit, näiteks mina. Aga noh, näiteks siiski ka päris hea on, ma olen päris nagu rahul sellega, kui palju kasu ma saan, kui ma tahan nagu põrgatada mingisuguseid, mitte programmeerimisega, pigem mingi matemaatilise formuleerimise või optimeerimis probleemi nagu püstitust, et siukseid asju põrgatada väga edukalt saab. Minu jaoks on iga päev ka AI-ga neid teemasid põrgatada, et mitte ainult koodi. Aga siis teine nagu külg on see, et kuidas nagu mis meie tarkvarast on nii-öelda AI, et kas kusagil on närvivõrk või mitte ja mis ülesannet ta täidab. Noh, et objektituvastus on see nagu tüüpiline näide, et noh, YOLO mudelitest on praktiliselt kõik IT-s kuulnud, et saad pildi pealt leida üles, kus objektid on. Noh, meie praegu ostame sisse ühelt partnerilt nagu treenitud mudelit, mis siis suudab tuvastada ka 3D's põhimõtteliselt siis teisi objekte puhtalt kaamera pealt, et me saame teada, kui kaugel see objekt meist on ja mis on tema nagu orientatsioon, mis nurga all me teda näeme. Ja lisaks siis liiklusmärgid ja foori tuvastus, et noh, siuksed mudelid on ka närvivõrgud, eks ole, mille integreerimisega me tegeleme või mille andmeid me tulemusi me ära kasutame. Meie puhul siis, jah. Aga see arendustiim nii-öelda mingit agendipõhist kodeerimislahendusi, kui palju selles suunas liigutakse? Minu teada meil täna agendipõhist lähenemist ei ole kasutuses. Jah. Siin on võib-olla ka see, et noh, meil ikkagi praegu on see soov nagu hästi head ülevaadet omada igast reast koodist. Ja mulle tundub, et see teeb meid ettevaatlikumaks selles suunas. Ja ma julgen pakkuda, et C++ ei ole ka see keel, kus need agendid kõige tugevamad on. Ei oska öelda, aga minu kogemus on nagu see on huvitav, et enne Indigosse tulekut mul oli C++ kogemus nii palju, et ma võtsin nagu 10 aastat tagasi bakas ühe kursuse. Ja siis rohkem ma ei puudutanud C++, ehk noh, ma nagu ei oska C++ põhimõtteliselt olles siia tulnud, aga noh, et kui sa nagu üldiselt ikkagi tunned nagu mugavalt ühest keelest teise hüpates, siis noh, nagu see protsess oli minu jaoks, mida ma võib-olla ise pelgasin rohkem, et et C++ siuke nagu tõsine hirmutav keel kuidagi, et kuidas ma tööl hakkama saan, et nagu see läks minu jaoks vähemalt minu rollis väga ladusalt, et lihtsalt AI abiga nagu jooksu pealt C++ haarata, nagu kuidagi see toimis päris hästi. Aga kuidas agendid sellega hakkama saavad, ma ei ole kindel. Noh, see näide, mis sa enne tõid, et kuidas sa ise kasutad ka erinevate selliste matemaatiliste probleemide põrgatamiseks. Seda ma kuulsin kusjuures ka ühelt koolivennalt, kes ütles, et tema tegeleb sellises geomeetriaga seotud ettevõttes ja noh, et lahendada see probleem näiteks, et kas mingi punkt asub mingil pinnal, asi, mida kindlasti tugevad matemaatikud suudavad, aga noh,
kellel vähegi kaugemale see õppimine on jäänud ja võib-olla ei ole nagu päris hästi meeles, et sellised ülesanded on suurepärased nagu just nagu AI-l, et ta suudab selle kõige tõhusama algoritmi sinna nagu üsna kiiresti nagu tekitada. Et just sinu lähteandmetest siis selline järeldus teha, et kas see punkt asub seal pinnal või mitte, et kuidas seda matemaatikat teha, et selle jaoks on ta väga hea. Mul sellega tuleb praegu meelde üks nagu moment, kus mul oli natuke siuke vau-efekt, et näed, et mida kõik AI oskab, et meil oli see selline ülemineku periood, et endine research team lead Bachmann hakkas siis nagu edasi liikuma ja meil olid vaja mingid task'id ja asjad, eks ole, üle anda, et tegime 8 koosoleku, kus ta siis tegelikult seletaski just seesama radarite kalibreerimise teemad, et seda metoodikat, mida tema oli nagu üles töötanud selle jaoks. Ja ma kuidagi tahtsin ka nagu mängida nagu AI tööriistadega, et okei, et lindistame seda vestlust inglise keeles siis. Ja et ma pärast nagu lasen nagu teha mingi AI summary või midagi. Ja me ei pakkunud sellele lindistusele videot, tal oli lihtsalt see audio. Ja muuhulgas, mida me tegime samal ajal, et meil oli mingi kaustik lahti ja ta kirjutas mulle mingid valemeid seal lahti ja nagu rääkis neist ja seletas neist ja niimoodi back and forth arutasime ja siis mis mind nagu rabas oli see, et kui see transkribeeritud versioon LLM-ile anda ja siis palud, et võta kokku, siis ta sai kõik need valemid ilusti markdowniga, eks ole, ta kenasti joonistab neid ka pärast, et seal ei olnud mu meelest ühtegi viga. Ja et teisest küljest ma arvan, et meie suhtlus oli ikkagi üpris orgaaniline, et me ei ole mingid ranged matemaatikud, aga matemaatika keel on nii nagu tegelikult struktureeritud, et ilmselt see on nagu lihtne tegelikult keelemudeli jaoks, aga see oli lihtsalt siuke äge moment, et justkui teed asju kuskil kaustikus ja natuke räägid sinna kõrvale, aga sellest piisas, et AI sai tegelikult kogu pildi adekvaatselt kätte. Minu enda jaoks oli, me tegime algoritmi, mingi story mahud läheb siin episoodi lõpus käima, aga me tegime algoritmi Discordis on meil nüüd kanal nimega Agents MD, mis siis on agentide sotsiaalvõrgustik, et kes tahab oma boti testida, siis võtke ühendust, laseme ta sinna lahti. Ma ise panin 3 tükki käima sellist hästi triviaalset ja lihtsat tegelast, kes siis pidid olema vastanduvate iseloomudega ja siis natukene tülitsema omavahel ja lasin nad sinna lahti. Ja muidugi meie kogukonna inimesed hakkasid ka sinna kirjutama ja neid natuke provotseerima. Ja mis mind nagu ära ehmatas oli see, kui siis üks agentidest meie ühte liiget adresseeris tema täisnime järgi, ehk siis kasutas perekonnanime, mida tal ei ole nagu Discordi profiilis ega mitte kuskilt nagu olemas. Siis tuli nagu, et oot, mis nüüd juhtus, nagu, et kust sa selle nime said. Aga kuna tal on selline äratuntav eesnimi, mis on üsna unikaalne, et siis ta ilmselt selle järgi nagu suutis selle üles leida, aga või see oli treening andmetes kuskil siis olemas, ma ei usu, et ta kuskil otsima seda läks. Aga jah, see natuke nagu ehmatas, et seal on ikkagi nagu rohkem sees, kui me võib-olla tahaks alati. Nii, aga korraks siia lõppu tegelikult tahaks rääkida veel ka autotööstuse või siis ise liikuvate sõidukite tulevikust, et kui sina peaksid nüüd ennustama, siis mis aastal siin Eesti teedel, ma ei tea, ütleme 80% sõidukeid on ise liikuvad? 80%? Okei, me peame nagu siit välja siis faktoreerima selle, et kui aeglaselt üldse nagu autod mingisugusel turul nagu vahetuvad või kui kiiresti see rotatsioon nagu toimub, aga see on suuresti ka autotööstuse ju suunatud, et kui nad hakkavadki müüma rohkem ise sõitvaid autosid, siis see kasv tuleb või see ülevõtmine tuleb ju kiiremini ka. No võib-olla vastaks nii, et umbes millal ma ennustaks, et ise sõitav auto on nagu igapäeva nähtus, et nagu tänavapildis.
et sa ei vaata seda nagu ilma imet. Et ma arvan, et see on nagu siuke suurusjärk 10 aastat või. Päris pessimistlik hinnang, ma võiks ütlema. No ma ei tea, sest Eestis on nagu see tegelikult probleem see, et Waymo ju ammu sõidab, pakub teenuseid, robotakso teenuseid, aga millal Waymo näiteks Eestisse tahab tulla. Ja kas või Indigo enda näiteks fookus praegu on USA-s, et kui me hetkel me hoiame näiteks Omnivaga, teeme praegu projekti ja tegelikult on huvi nagu jätkata ka Omnivaga, et ses mõttes me tahame neid Eesti projekte elus hoida. Aga jah. Aga kas sa sellel teljel oskad hinnata, et Tesla, ma ei tea, vist juba 10 aastat lubab, et tuleb kohe-kohe, mida nagu tõenäoliselt pooled ütlevad, et juba on olemas, aga enamus inimesi ütleb, et veel ei ole. Et kas see isesõitev auto saab olema mingi selline, ütleme spetsiifiliselt ehitatud ikkagi asi a la nagu teie ehitate või keegi kruvib, või tegelikult ei kruvigi, Teslal on need kõik asjad juba küljes ja neid tekib üha rohkem erinevaid tootjatelt, et see on nagu nii-öelda tavaline auto jutumärkides. No ma arvan, et see juhtub nii jah, et see tavaauto stack hakkab seda perception nagu anduri komplekti ka endas hõlmama ja siis võib-olla juhtub see, et odavama klassi autod on need siis, kus ikkagi neid ei ole ja siis neil ei ole ka vastavaid funktsionaalsusi, aga ma arvan, et jah, et see on rohkem kui ainult kaamerad, et ilmselt mingid lidarid või radarid juures 360 kraadi. Aga see, mida teie täna, see ütleme kokkuvõttes tarkus või see teadmine, mis teil koguneb seal, kuidas see teie sõiduk liigub, ütleme siin Eestis kõik need, et kui teile antaks täitsa teistsugune, ma ei tea, sõiduauto, mida saab lihtsalt millele kruviga ise külge, mis vajab ja ma ei tea, siin on see bass, mille külge ühendada, kus te saate gaasi vajutada ja rooli keerata, et see ju enamus sellest teadmisest peaks olema nagu ülekantav, et või kuidas sa ise seda hindad? Jah, et tegelikult praegu ka arenduses on meil sellised abstraktsioonikihid, et seda veel tõhustada, et mingis mõttes me oleme nüüd 3 sõidukile teinud sellist ülekandmist, et meil oli hiljuti Tartu Ülikoolis on autonoomsed sõidulabor, et näiteks meie kaugelt juhtimise stack, teleoperatsiooni stack, et selle integreerimisime nende nagu lahenduse peale. Et üldiselt küll, et ma arvan, et see on ka olnud mida aeg edasi rohkem meie fookus nagu ettevõttes, et olla võimelised eri platvormide peale nagu seda autonoomsust või vähemalt autonoomsus readinessi nagu pakkuma, et see on ka, et ei ole välistatud või suhteliselt madal on see tõenäosus mu meelest, et praeguses suuruses meie tiim nagu suudab isesõitva nagu auto probleemi päriselt ära lahendada, et pigem on küsimus see, et kui hästi me nagu suudame neid vajalikke juppe integreerida ja õigeid mudeleid nagu sisse, et võib-olla Tesla mingi hetk otsustab oma mudeli just planeerija, mis teeb neid sõiduotsuseid ja millal on nagu hea teha mingid kõrvalepõike manöövrit ja millal mitte, et võimalik, et mingi hetk me ostame selle sisse. Et praegu me küll ehitame seda ise ja arendame ise, aga et saada see 99% usaldusväärne lahendus selle jaoks on tegelikult monumentaalne nagu challenge. Ja selles mõttes meie jaoks on suht oluline ikkagi, et olla võimelised liidestuma eri lahendustega nii sensorite ristvara poole pealt, aga ka siis just, et üks on see madal kiht, need üksikud sensorid ja kontroll, sõiduki nagu kontroll, drive-by-wire ja asjad, aga siin on see hästi ülemine, hästi abstraktne kiht, kus sul on nagu närvivõrgud põhimõtteliselt otsustavad kõige selle pealt, et millal on õige hetk manöövrit teha, et mõlemad võiksid olla tegelikult mingi piirini nagu välja vahetatavad või et seal saaks nende komponentidega mängida ja kuskil keskel on see meie siukene
secret sauce siis, mis võimaldab seda teha ja meie kompetentsus, mis nagu saab seda võimaldada. Aga sa täna näed, et autotööstuses selline nagu standardiseerumine on tekkimas, et noh, et mis laadi sensoreid peale pannakse, kui suure ulatusega see on, et noh, mulle tundub, et nagu mina kõrvaltvaatajana näen, et nagu midagi nagu toimub nii-öelda, et liigutakse samas suunas. Aga et see on ju põhimõtteliselt eeldus selleks, et sellist off the shelf otsustusmootorit või närvivõrku saaks nagu tekitada, et see sisend oleks nagu enam-vähem sama ühetaoline. Ma pean ütlema, ma ei ole kursis nagu sellega, et mis toimub nii-öelda tava autoturul, et mis on nagu sensor stack'id nüüd viimastel mingitel BMW-del ja Mercedestel. Aga just isesõitval turul nagu? Aga isesõitval turul ikkagi mingis mõttes nagu mulle tundub, et ma ei ole nagu näinud suurt standardiseerumist. Võib-olla see on see põhiline märk, et pigem Tesla ei ole suutnud tõestada seda väga veenvalt, et ainult kaameratest piisab. See on võib-olla nagu ainus suurem mingisugune tähelepanek siin minu meelest, et siiski radarid ja lidarid. Sest et ma arvan, et nagu mingis mõttes Teslal oli iva, aga kas või lihtsalt see nii-öelda varuvariant või redundancy võimalus on juba oluline, et kas või selleks mõtteks on nagu ikkagi hea mitu modaalsust, mitte ainult kaamerad. Ma just mõtlen, et Priit, minu meelest see standardiseerimine on väga-väga vara veel. Standardiseerimine tekib siis, kui see on commodity, et nagu kõik juba teevad seda, aga täna on see, et standardiseerimine pärsib innovatsiooni selgelt, et praegu igaüks lendab selles suunas, kus paneb ja kes leiab selle lõpuks, sest keegi ei ole seda veel ära teinud ju, et ma arvan, et siis kui teised hakkavad järgi tegema seda esimest, et nagu siis hakkab seal tekkima, et mingid asjad on standardkomponendid juba. Ja meie enda jaoks on ka nagu katsetame eri pakkujate radareid, ka lidar ei ole nagu välistatud, ehk praegu me nagu ennekõike panustame radari peale, aga ka meie enda jaoks ei ole midagi nagu veel paika loksunud lõplikult. See eile osalesin ühes töötoas, siis kus toodi ka sellist Jaapani aia metafoori, et sa kõigepealt vaatad, kust inimesed käivad ja kuhu nad need rajad sisse tallavad ja siis paned sinna selle kivid maha, et siis see on see standardiseerimise moment, et no nii, nüüd kõnnime kõik siin. Aga senikaua peab vaatama, et mulle tundubki, et täna nagu, et seda nagu natukene juba hakatakse mingit rada sisse tallama, just nagu selle lidarite mõttes ja et on tekkinud see õppimine, et kaameratest ei piisa. Aga jah, et veel ilmselt läheb mõnda aega enne, kui hakatakse ütlema, et mis formaadis need andmed peavad olema ja kuidas need andmed täpselt seal liiguvad. Mul tekkis ennustamisega seoses üks mõte või algul ma mõtlesin küsida, et okei, et millal mingid, aga et te olete rohkem seal võib-olla mingil määral selle pakiveo ja seal maailmas ka, et millal on see, et mul on vaja sõbrale pakk saata, et vajutan kuskil nuppu äpis ja tuleb mingi masin ette, panen paki peale ja viib sõbrale selle ära. Aga siis ma jäin mõtlema, et kumb nagu ennem juhtub, et kas see, et see masin tuleb mööda teed või see, et see masin tuleb läbi õhue. Et ma ei tea isegi kumb on tõenäolisem või kas sul on Jakob mingi tunnetus selles suhtes? Ma oleks nagu kuulnud, et Amazon ju piloteerib mingeid drooni kohalevedusid. Nii nagu teie piloteerite ja keegi teine piloteerib veel nagu seda autoga selle tegemist. Et kui sa oled õigel ajal õiges kohas USAs, siis saad seda täna teha. See ei ole ikkagi nagu veel päris selline mainstream, et et ütleme, ma ütleks, Starship Priit on nagu kaugemale jõudnud. Priit ei saa meie külalistele mikrofoni saata sellega iga selle salvestuse alguses ja siis nii kui salvestus lõpeb, paned mikrofoni sinna sisse ja sõidab tagasi ja et seda veel ei ole. Jah, et ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole õige inimene midagi sellega seoses ennustama. Et sa oled kallutatud, et kõigepealt tuleb ikkagi auto. Jah. Hea inseneri moto on see under promise over deliver, et ma ei tea. Okay. Et siis me teame, et kui sa ütled 10 aastat, siis tegelikult saame 5-ga valmis.
näiteks. hästi, aitäh Jakob meile episoodi tulemast ja autotööstuse maailma natuke avamast, et selgelt asjad käivad teistmoodi, ma ütleks, et kes tahab nagu lähemalt sellest maailmast aru saada, peab natukene sinna nina sisse pistma, et ega muidu saab ainult nuusutada teiste juttude põhjal, et mismoodi see maailm käib ja töötab, aga et mulle tundub, et seal on veel nagu saladusi peidus, et kui millest ei saa aru enne, kui sa oled seal käsipidi sees, et siis paistavad need alati kõige paremini välja. Aga meie jääme ootama siin isesõitjaid autosid ja kuller autosid siis, kes meile pakke toovad, et loodame, et need jõuavad enne kui droonid. Puhtalt sellepärast, et meil on Eestis siuke vahva punt, kes neid arendab. Aitäh ka Eerikule, aitäh meie kuulajatele. Järgmine nädal, ma täpselt ei teagi, millest me räägime, kui aus olla. Ma tegelikult tean, järgmine nädal me räägime tõenäoliselt open closed ja sellest, kuidas seda vähki süüa. Just. Et jääge ootama ja jääme kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh! Aitäh kutsumast!